päris aus olla, siis ma ei oska malet mängida. See siin on mu teine kord, kui ma mängin malet. Esimene kord oli Eestis oma väikse vennaga, 8-aastase vennaga, kes tegi mulle tuule alla. Arvatavasti sellepärast, et ta tegi uusi reegleid natukene, sest et mina neid ju ei tea. Ja jah, arvatavasti tänu uutele reeglitele oli tal suuremad šansid võita mind. Aga selles videos ma räägin siis, mis ma olen teinud aastal 2016. Ja miks ma teen selle video praegu? Nimelt lihtsalt sellepärast, et ma olen haige, ma olen üksi kodus ja arvatavasti teil on huvitav kuulda, mis ma olen teinud siin kahe kuu jooksul. Ehk siis, jah, anname minna. Ehk siis üsna jaanuarikuu alguses oli Jüfulaager. Ehk siis kõik üle maailma õpilased, kes on tulnud siia minu regiooni Prantsusmaal, saime kokku, sõime, ööbisime, magasime, mängisime, laulsime ja nii edasi. Ja nimelt siis oli ka üks mäng, või oli palju mänge, ühe, mille ma tahan välja näitida, ehk siis oli peitus õues, suurel alal, ehk kui sa karjud, siis teisele poole ala ei ole kuulda. Ja öösel pimedas ja siis taskulampidega ehk oli 2 otsijat ja siis olime gruppidena metsas, võisid üksinda ka olla ja siis andsime vihjeid otsijale, tehes igasuguseid häälitsusi näiteks. Ja nii edasi. Ehk siis, kui sa näed, et see, kes kõnnib on umbes just 2 minuti kaugusel, siis sa jälle karjud, et kuku, et olen siin ja nii edasi. See oli väga lahe. Kes kukkus, kes läks pärast laagrit haiglasse, sest oli mõra oli kuskilt, mitte ihan mõra, vaid oli lihtsalt välja painutanud jala, mul ei tule eesti keeles sõna meelde. Ja kes olid lihtsalt verised, kes olid kukkunud mäe otsast alla, sest et just vihma sadas ja üsna ekstreemne oli. Ja jah, peita tuli ennast ja nii edasi. Aga oli ka üsna emotsionaalne see nii-öelda laager, sellepärast, et see oli 2 õpilase jaoks oli see viimane. Ehk siis mu parim sõber Daniel ja üks mu hea sõber Pekka läksid jaanuarikuus tagasi kodumaale Ameerikasse. Ehk siis nende jaoks oli see viimane kuu, viimane kord, kui nad nägid kõiki vahetusõpilasi vabatahtlikke ühes koos ja sai öelda aega. Pärast laagrit mina korraldasin nii-öelda üllatus kokkutuleku uuesti nendega, ehk siis paari päeva pärast, kolmapäeval oli see paari päeva pärast seda laagrit tegin ma üllatusürituse, mis ei olnud väga üllatus, sellepärast et ma ütlesin neile ka, et tulge sinna ja siis teeme midagi koos. Ja mis üldist oli väga lahe, käisime restoranis ja lihtsalt hängisime ja rääkisime. Ja mis oli väga lahe omakorda, mis oli ka viimane kord, kui ma nägin Danielit ja Pekat. Ja jah, mis ma nüüd siis selle ülejäänud aja siis teinud olen, on siis hästi palju sõpradega koos olemist. Sest nüüdseks on mul välja kujunenud, kes on mu sõbrad, ma tean, mis mu sõpradele meeldib, kuidas teha teatud asju, kunas teha ja nii edasi. Ehk siis ma olen palju käinud bowlingus, kinos, jalgpalli erinevaid sporti koos teinud, käinud sõpru vaatamas mänguda, näiteks kui jalgpalli mängivad liigades, siis paintballi käisime mängimas, kinosid mainisin, ka kinodes veel kord ja kinodes ja jah, ja väikseid asju, näiteks kui väike see on, aga tegin eile käisin sõprade juures, ehk siis tegime kooli jaoks suurt videoprojekti ja jah, nii-öelda Eestis on see eksam või midagi taolist. Nagu 9. klassis on loovtöö ja jah, siis tegime videot minu abiga. Ja jah, hästi palju sõpradega, hästi palju peredega aega veetnud,
aga midagi nagu väga sarkastilist väga välja toovat mul nagu öelda ei ole. Et jah, nagu elu nagu ikka, et kõik liigub ühes rütmis ja mis ei tähenda, et see halb oleks, mis on väga lahe, mulle väga meeldib hetkel, sellepärast et eriti eile oli 19 kraadi, olin küll haige, aga olin õues terve päev, istusin veranda peal, lugesin raamatut, aga super ilus ilm. Ja üldse, ilm on väga ilus ja jah, arvatavasti Eestis on ka seal üsna hea olla teil, -2 kraadi või midagi taolist. Et jah, ei oska öelda tegelikult. Käisime, kuna me siis käisime? Umbes nädal, 2 nädalat tagasi käisime kinos jälle. Ja enne kino siis mängisime jalgpalli ja pärast läksime restorani sööma, mis restorani, nii-öelda purksi kohta, võtsime purksid endale või kebaabid. Ja siis läksime küla peale, läksime istuma, linna peale, küla peale läksime, istusime maha, sõime ja siis tuli meie juurde 2 naist mingisuguste mõjude all, narkootiliste ainetel, ei ole õrna ime milliste, ja tulid meie peale karjuma, et miks te siia tulite, et meile ei meeldi, kui sa räägid. Ja siis see drama ja kestis mingi 15 minutit, kui naised läksid minema, siis tulid jälle tagasi, siis läksid ühele tüdrukule kallale meie seltsist, sest me poistega tõmbasime lahku nad. Ja siis 3. kord tuli tagasi noaga. Tuli kööginoaga tagasi ja mis iganes, siuke kama ja ehk siis sain ka tunda, et mis tunne on siis öösiti käia pimedates linnad, et mis tunne on olla öösiti linna peal pimedas. Vaat. Ja pärast läksime kinno ja väga lahe oli. Pooled sõpradest ei saanud vaatama tulla, sellepärast et piletid ei olnud ja noh. Pole hullu, seltskond, kellega ma olin, oli 20 inimest äkki, natuke vähem 18, umbes nii, suur grupp. Eks me olime terve päev koos, läksime jalgpalli ja pärast läksime kinno. Vot. Siis külas toimus ka loto. Nii-öelda teate, et see vanainimeste loto on, nagu Ameerikas mängivad vanainimesed lotot ja nii edasi. Võib-olla noored ka minusugused. Aga noh, ma olen üsna vana juba, 17 sünnipäeval ära. Et loto ja see oli siis korraldatud minu korvpallimeeskonna poolt. Ehk siis see oli nii-öelda heategevusüritus meile, meie meeskonnale, et teenida raha. Ehk siis küla aitab oma küla meeskonda rahaliselt. Ehk siis lotopiletite raha läks meile. Ja jah, see oli väga edukas ja väga lahe, esimene kord. Ja jah, samuti oli ka külas oli heategevus nii-öelda festival, heategevusüritus terve päev, mis oli üle Prantsusmaa igades külades ja kogu see raha, mis kokku saadi igast külast läks inimestele, kellel on haigused ja kellel on haigus, milleks ei ole raha maksta neil ja riik ei saa aidata neid. Ehk siis jah, väga armas teguris riigi poolt, inimeste poolt. Ehk siis hoitakse kokku, hoolitakse üksteistest. Eks meie külas mängisime korvpalli jälle meie meeskonnaga, siis õpetasime korvpalli mängima ja igasugused erinevad üritused olid korvpalliga seoses. Samuti oli kontsert, oli ka mudelautodega sõitmine või nende elektriautodega sõitmine, elektrikopteritega sõitmine, ossa issand, eesti keel on päris armas keel. Ja nii edasi. Väiksed üritused. Siis jäin koolis ühe korra peale tunde. Miks siis? Et see on üsna kirju migri, et mina päevikusse kodutööd ei kirjuta või ma kirjutan, aga ma küsin seda kõrvalt klassivennalt ja nii edasi. Okei, üldiselt ma ei teinud oma kodutööd ära ja siis üle 80% õpilastest klassist teid peale tunde. Tund-poolteist tegime rohkem matemaatikat. Samuti hetkel, kui siis on eriti hea ilm, viimased ajad on üldse head ilmad on, siis ma olen käinud matkamas üksinda. Olen võtnud kaasa seljakotti, pannud joogi, pannud väiksed suuampsud ja loomulikult suupilli võtnud kaasa.
ja läinud lihtsalt matkama järve äärde, metsa ja nii edasi, see on super. Siin on nii palju linnulaulu, nii palju vee mulisemist, see on lihtsalt super. Ma isegi mingi hetk mõtlesin, kui ma Eestisse nüüd jõuan ja tahaks ka minna lihtsalt matkama või niisama kõndima ja kuskil maha istuda ja paar tunnikest mängida suupilli, et siis kus ma läheksin, siis ma mõtlesin, ega väga ei ole niisugust kohta. Loodus on erinev, kindlasti on nagu koht, kus mängida, kus on väga ilus olla, aga nagu siin Prantsusmaal on ikka super. Et hetkel ma võtan kõike, mis anda võtab. Et kui ma midagi ei tee, siis ma lähen lihtsalt jõe äärt, istun maha, panen salli endale tagumikku alla, kui ma kivi peal istun näiteks ja mängin suupilli. Üldiselt 2 tundi suupilli, kõnnin 2 tundi ja umbes nii 4-3 tundi olen vabas looduses. Iga nädal vähemalt 1 kord. Mis on super. Ja jah, saigi vist enam kõik öeldud selles mõttes, et seekordne video on üsna lühike ja lihtsalt tuli mõtteidee teha video. Ja jah, mis siis ikka, et kui ma lähen nüüd maale, homme lähen maale, üksinda lähen vanaisale appi 4 päevaks umbes, siis mul on vaheaeg. Lähen appi ja seal ma arvates teen veel ühe video ja mille idee on head küljed Prantsusmaal, mis ma juba lubasin teha ammu aega tagasi, umbes, ma isegi ei julge öelda, kui kaua aega tagasi, ammu aega tagasi. Seega jah, ma lõpetan oma malemängu siin ja ma arvan, et siis ma ütlen siis on kõik.